Tere taas vaatama Naisluksuri proovisõitu. Täna räägime Hyundai kõige väiksemast mudelist ehk pesamunast Hyundai i10, mis on läbinud facelifti, kuid Hyundai i10 on tegelikult toodetud alates 2007. aastast ja see on esimene nüüd, mida Eestis ametlikult müüakse. Nii et pidulik päev on kätte jõudnud. Tal on olemas üks mootor 1-liitrine MPI 66 hobujõudu vaid ja 156 km/h maksimumkiirus ja 14,7 sekundit juba 0-100 võtab aega, et sinna 100 jõuda ja see on ka päris pikk, kuigi selle eest on kütusekulu keskmine vaid 4,7 liitrit 100 km kohta. Tal on olemas ABS-süsteem, BAS-süsteem, samuti on tal olemas sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem ja ka esikkokkupõrke vältimissüsteem siis. Tagumine parkimisabi ja tal on olemas ka väga palju turvapatju, esiturvapatjad, külgturvapatjad, turvakardinad ja kõrval istuja turvapatja on ka siis võimalik välja lülitada, ehk lapsed saaksid siis ees istuda. Sisse jõuame nüüd siis. Sees on olemas näidikuplokk, millel on siis LCD tehnoloogia ja DFT tehnoloogia ja 5 inimest mahub sellesse autosse tehase kinnitusel ära siis, nagu kilud karbis saab seal istuda siis. Ja USB sisend ja AUX sisend on olemas, elektriaknad, esielektriaknad ja tagumised elektriaknad, esimesed istmesoojendused ja rool on ergonoomiline ja soojendusega ja nahkkattega. Väga kena autokene. Nahkkättega käigukanginupp ja topsihoidjad. USB AUX sisend. Ja pagasiruumi mahub 253 liitrit tavamahus ja kui istmed alla klappides, siis 1046 liitrit. Hinnad algavad 9990 eurost, mis on tiba kallim kui Toyota Aygo, kuigi ta on väga hea konkurent talle ja võib just see raha natukene rohkem maksta. Mul on väga hea meel, et nüüd on väike Hyundaikene jõudnud ka Eesti turule ja eestlased saavad seda osta. Olge ökonoomsed, sõitke vaikselt ja turvaliselt, et näha ka Naisluksurit järgmine nädal. Ja ostke endale Hyundai i10. 5-aastane garantii läbisõidupiiranguta. Ka väga hea asi.